Here at Charles de Gaulle Airport, you'll be deplaning through the forward left-hand door. However, the captain has requested that you please remain seated with your seatbelt fastened until a part of the gate and he's turned off the fasten seatbelt sign. In addition, please keep the aisle clear of any carry-on baggage that you brought on board. Ma olen Tõnis Sildaru. It has come to a complete stop at the gate. The seatbelt sign Olen 33-aastane, elan Tallinnas, Eestis ja olen Kelly ja Henri Sildaru isa. Isana üritan Kellit ja Henrilt võimalikult palju toetada, et nad saaksid teha seda, mis neile meeldib, nii hästi kui võimalik. Mulle meeldib reisida ja isegi siis on minna kuskil keskusesse tore, kui sa oled juba ennem seal olnud. Et seal on väga lõbus ikkagi ja olen väga rõõmus, et saan jälle suusatada ning eriti mõnus on suusatamine siis, kui on ilus ilm. Kuna laagrite või võistluste tõttu tuleb tihti kodunt ära olla ja tänu sellele ka puudutada tihti tööd, siis see pole alati lihtne olnud. Kuid õnneks on ülemad olnud mõistvad ja siiani võimaldanud piisavalt töölt puududa ja meil oma asja teha. Kelly oli umbes 5-aastane, kui ta esimest korda väikest hüpet proovis. Ja kuna tal hakkas see kohe esimese korral meeldima, siis sai teda toetatud selle valikuga. Kuni ta sai 7-aastaseks ja me esimese videoklipi YouTube'i üles panime, tänu millele me saime K2 tehaselt meili, et nad soovivad Kellit toetama asuda ja vast sealt saigi kogu tee alguse. Henri alustas suusatamist veel varem kui Kelly. Umbes oli ta siis 1,5-aastane. Kuna ta on selles vaimus kasvanud, siis peale suusatamisega ta väga muust mõelnud polegi. Peamiseks eesmärgiks on võib-olla alati olnud, et olla Kellist parem. Nii ka täna mäe peal ta kogu aeg küsib, et kas mul tuli paremini välja kui Kellil või kuidas mul üldse tuli. Kelly eesmärgiks on kindlasti hästi esineda Pyeongchangi olümpiamängudel.
ja tundub, et ka väikevend ei ole kehvemaid plaane seadnud. Kuid isal on see pisut hirmuäratav, sest freestyle suusatamise tase on praegu juba päris kõrge ja võib ainult ette kujutada, milline on see 10 aasta pärast. Isana ei ole lihtne tihti olla treener oma lastele, kuna arvatakse, et isa võib-olla sunnib neid liialt. Kuid võttes näiteks jalgpallitrenni, kui treener ütleb, et lastel tuleb pärast trenni 10 ringi per staadioni joosta ja sedasama ütleb isa oma lastele, kas see on siis sundimine või on see osa treeningust. Tänaseks on freestyle suusatamine meie igapäevaelu ja me toetame üksteist nii heas kui halvas ja meile meeldib see, mida me teeme.